Tere, mina olen Tõnis. Ja mina olen Karoliina. Meie räägime teile täna, mis toimub nende valgete väikeste töömesilaste sees, kui nad oma järjekordset tellimust täidavad. Starship parandab iseliikuvaid pakiroboteid, mille eesmärgiks on vähendada liikluskoormust, säästa loodust ja automatiseerida rutiinne tegevus. Selleks, et kellelegi viia üks pitsa, ei ole vaja mitte 2-tunnist autot, vaid ühte väikest valget pakirobotit. Siin sai robot korralduse sõita kohviku juurde ja võtta peale kliendi tellimus. Selle jaoks peab server planeerima robotile optimaalse teekonna, kus ta võtab arvesse täiendavaid tingimusi, nagu näiteks hetke liiklusolud, teised robotid selles alas ja akutase. Teel tuleb mõnikord üle ronida mõnest äärekivist või ületada zebra. Tihti tuleb arvestada ka jalgratturitega. Siin on sellest näide läbi roboti silmade. Lahendame täiesti uudseid probleeme, seega avastada on lõputult. Kuidas aga saab robot aru, kus ta parasjagu asub ja kliendini jõuab? Inimesel tasub ainult vaadata Google Mapsi või küsida kellegi tänavalt. Roboti jaoks on üks võimalus otsida kaamerapildilt kergesti äratuntavaid kujundeid, näiteks jooni, mis on mingile kohale unikaalsed. Erinevatest joontest on võimalik luua kaart, mille järgi orienteeruda. Siin on näiteks roboti nägemus maailmast, kus pildile on lisatud tuvastatud jooned. Arendusplatvormina kasutame ROS-i. Siin on lihtsustatud näite ROS-sõlmede koostööst, kui robot parasjagu kuhugi sõidab. Navigatsioonimoodul saadab käsud mootorite sõlmele ning roboti liikumise alusel leitakse uus asukoht. See näitlikustabki, miks me just ROS-i kasutame. Mitmed tiimid töötavad erinevate komponentide kallal ning ROS võimaldab kõigil oma tööd efektiivselt ja sõltumatult teha. ROS aitab meid ka robotite treenimisel. Salvestame andmeid jooksvalt ROS-bäägidesse, et oleks hiljem võimalik mingit situatsiooni taas esitada, isegi kui see juhtus maailma teises otsas. Saame seeläbi olukorda analüüsida, luua hüpoteese, testida lahendusi ja kokkuvõttes robotite käitumist parandada. Nüüd jõuabki robot ette nähtud asukohta, klient saab oma tellimuse ja robot vurab edasi järgmisele missioonile. See kõik on ainult väike osa nendest väljakutsetest, millega Starship inimesed iga päev tegelevad.